Miks inimesed teevad otsuseid, mis rikuvad nende enda elu? Inimesed teavad, et nad peaksid vähem sööma, rohkem liikuma, raha säästma, partneriga rahulikumalt rääkima, telefoni vähem kätte võtma, aga ometi teevad nad ikka sama. Probleem ei ole tavaliselt teadmistes, vaid pigem selles, et nad ei märka seda hetke, kus otsus sünnib. Me elame infoajastul. Peaaegu kõik, mida me peaksime teadma, on tasuta internetis olemas. Kuidas kaalust alla võtta, kuidas raha säästa, kuidas paremini suhelda, kuidas produktiivsem olla. Infopuudus ei ole enam ammu probleem. Aga kui info iseenesest oleks lahendus, siis oleksid kõik inimesed terved, rikkad ja rahulikud. Probleem on kuskil mujal. Probleem on hetkes, kus reaktsioon muutub otsuseks. Püüdes aru saada, kuidas inimesed saaksid erinevates olukordades paremaid otsuseid teha, jõudsin ma väga lihtsa raamistikuni. Ma ei nimeta seda süsteemiks ja ma ei väida, et see on ainus viis. See on lihtsalt raamistik, mida mina püüan igapäevaselt kasutada. Ma nimetan seda praktilise valiku mudeliks. See koosneb 3 sammust. Märka, vali, tegutse. Number 1, märka. Esimene samm on märgata, mitte suurt eluotsust, vaid väikest hetke enne automaatset reaktsiooni. Näiteks tööl, kui keegi kritiseerib sind ja sa tunned, kuidas kehas tekib pinge. Või suhtes, kui sinu partner ütleb midagi, mis sind ärritab. Ja raha teemal, siis kui sa tahad teha impulssostu. Enamik inimesi ei märka seda hetke. Nad juba reageerivad. Number 2, vali. Kui sa märkad, siis tekib ruum. Ja selles ruumis on küsimus, kas see reaktsioon viib mind sinna, kuhu ma tegelikult tahan jõuda? Kas ma tahan võita vaidluse või ehitada pikaajalist usaldust? Kas ma tahan hetkelist dopamiinilaksu või pikaajalist vabadust? Valik ei tähenda emotsiooni puudumist, see tähendab suuna valimist. Ja siis tuleb 3. samm, kõige raskem samm, tegutsemine. Siin kohas sureb enamik muutusi inimeste elus. Inimesed loevad, kuulavad, mõistavad, nõustuvad, aga ei tee. Muutust stagnatsioonist ei erista mitte teadmine, vaid liikumine. Ja olgem ausad, see ei ole tegelikult ainult sinu distsipliini küsimus. Suur osa keskkonnast, kus me igapäevaselt oleme, on ehitatud nii, et sa ei märkaks seda hetke. Ja kui sa ei märka seda hetke, siis sa ei tee tegelikult valikut. Sa lihtsalt reageerid. Ehk siis, sa ei vaja rohkem infot. Sa juba tead väga paljusid asju. Küsimus ei ole teadmistes, vaid selles, kas sa märkad hetke, kus otsus sünnib ja kas sa liigud või jääd samasse mustrisse. Märka, vali, tegutse. See on praktilise valiku mudel.